Tere päevast, kuni publik koguneb, ma räägin mõned sõna, mis siin täna toimuma hakkab. Tegemist on siis Aruküla esmamainimise 735. aastapäeva tähistamisega. Ja sel puhul, need üritused toimuvad läbi aasta, aga täna on selline Aruküla muusikute kontsert meil. Sellised kontserdid on Arukülas aset leidnud enam-vähem iga 5 aasta järel ja selle traditsiooni lõi Aruküla muinsuskaitse selts 35 aastat tagasi. Arukülas elas palju aastaid laulja Raul Zepper. Siin kasvasid üles noor räppar Eik, viiuldajad Toomas Pubert, Liis-Mari Vent, Johanna Teele-Jüssi ja metsasarve mängija Jürnas Rähni. Arukülas on elanud heliloojad Kristo Matson ja Timo Vent ning pianist Ain Hõlpus. Oma soolokontserdi on mõisasaalis andnud Rein Rannak, kes lapsepõlves suvitas Arukülas. Aruküla Konsumi kassasabas võite te vahel kohata laululoojat Aivar Joonast või orelikunstniku Gustav Leo Kiviranda. Tallinna maanteel jalutades võivad kortermajas teie kõrvu kanduda puhkpillihelid, kui ERSO flöödimängija Linda Vood ning sõjaväeorkestri klarnetist Alvar Mölder oma palasid harjutavad kodus. Paljud nimetatutest ei saa meile täna kahjuks esineda, sest nad on kusagil mujal hõivatud oma tööülesannete täitmisega, aga oma mõtetes on meiega. Kuulutusest võisite lugeda, et me tähistame täna mitut juubelit. Vokaaltrio Trombi Ässad ja Pääsulinna orkester saavad 10-aastaseks. Ässad räägivad enda eest ise. Pääsulinna orkester on aga minu laps ja selle ülistamist ei saa ma teiste hooleks jätta. Orkester toodi muusikakooli juurde, et anda vilistlastele võimalus oma mänguoskusi soojas hoida ka pärast õpingute lõppemist. See oli esialgu projektorkester, mille asutamise tingisid kogukondlikud kultuurilised vajadused. Näiteks 2014. aastal osales kollektiiv, mida ma tookord nimetasin Pääsulendurite orkester, nii muusikakooli juubeliplaadi salvestusel kui ka muusikali lugu 2 ajalehepoisist lavastuses. 10 aastat tagasi sai projektorkestrist pidevalt tegutsev muusikakooli orkester. Kolmas põhjus tänase kontserdi korraldamiseks on kõige isiklikum ja seda ma kuulutuse peale ei kirjutanud. Ma olen Arukülas elanud peaaegu 40 aastat ja hakkan nüüd Tallinnasse kolima. Tänase muusikapeoga panen ma ilusa punkti oma kontserttegevusele Arukülas. Teine ilus punkt saab täna pandud minu sketšiseriaalile Raasiku valla pehmed ja karvased. Järgmisel aastal on meil Raasiku valla juubel. Selleks, et näitering jõuaks lavaloo 12. märtsiks ära õppida, annan ma oma viimase valla juubelinäidendi teksti pidulikult üle äpunäppu näiteringi juhendajale Angelale ning selle lavaloo laulude noodid Aruküla noortekoori dirigendile Agele. – 1983. aastal, see oli 43 aastat tagasi, sõlmisin oma esimese töölepingu Aruküla rahvamajaga. Minust sai Aruküla segakoori abidirigent. 6 aastat hiljem asutati Aruküla huvialakeskus Pääsulind ja minust sai muusikakooli õpetaja. Mis minust Aruküla maha jääb? Üks laul, mille ma tegin eelmiseks Aruküla juubeliks. Selle pealkiri on Aruküla kodu ja selle laulu teksti kirjutas Karin Aanja. 5 aastat tagasi oli koroona aeg ja võimalused selle laulu esitamiseks kasinad. Siiski tegime ühe video, mida jagasime sotsiaalmeedias. Seda laulu kuulete te ka tänasel kontserdil. Usun, et mu koduküla teeb hea diili, kui saadab ära trombi Juhani ja saab vastu õbehäälse lauliku Aleen Vesiko, kes hiljuti Arukülla kolis. Õpilased küsisid mu käest enne kontserte, et kas Aleen Vesiko tõesti laulab täna tasuta? Jah, laulab küll. Pääsulinna orkester on kahtlemata Aruküla kõige parem orkester ja selle saatel laulmine ei ole mitte odav lõbu, aga juubeli puhul me teeme erandi ja Aleen tohib tõepoolest laulda täna tasuta. Tasuta laulavad ka Aruküla põhikooli ja Valdorfkooli laululapsed, Aruküla segakoor ja noortekoor. Seega ähvardab tulla meeleolukas pärastlõuna. Muusikakooli juhid pakuvad esinejatele pärast kontserti sünnipäeva kringlit.
ärge siis kohe minema tormage. Ja veel enne, kui ma annan sõnajärje üle tänase kontserdi konferentsieele Angelile, tahan ma juba etteruttavalt tänada omalt poolt kõiki esinejaid. Aruküla juubelikontserdid on traditsiooniliselt olnud kingituseks kogukonnale ja trotsides meie materialistlikku elukorraldust on seda tehtud tõepoolest tasuta. Tänan lauljaid ja pillimängijaid, tänan südamest kõiki abilisi. Aitäh! Tere, armas publikum! Mina olen ka täna siin tasuta. Aitäh sulle, Juhan, selle usalduse eest, et võin sisse juhatada tänased esinejad. Ja ma usun, et tuleb tõesti väga mõnus kontsert. Et mitte pikalt rohkem rääkida, alustame algusest. Aruküla huvialakeskuse Pääsulind puhkpilliansambli eestvedaja, puhkpilliõpetaja Joel Ots on Pääsulinnu kooli raudvara. Ta on olnud aastast 2002 Aruküla huvialakeskuse laskpillide õpetaja. Tema endine õpilane Jürnas Rähni muide mängib täna juba Ersos Metsasarve. Aruküla huvialakeskuse puhkpilliansambel esitab täna teile Brian May, We Will Rock You. Ja selle loo esitusel saate te kõik kaasa lüüa. Selleks tuleb teha liigutusi jalgadega ritti ja kätega plaks taha. Nii, teeme koos. Ritti. ja ässad. Naistrio on muusikaline kollektiiv, mis koosneb 3 Arukülas elavast muusikaõpetajast. Külli Oviir töötab Pikavere põhikoolis, Maetrump Aruküla huvialakeskuses Pääsulind ning Helgin Raidma Lagendi põhikoolis. Trump ja ässad on samuti täna juubilar, nad tähistavad 10. tegutsemisaastat ja neil on esitamisele täna 3 lugu teile. Juhan Trumbi ja Leelo Tungla väikelaul sõbrale, Gustas Kikerpuu suudlused soolaste huultega ning Piret Laikle ja Marek Sadama Nii hea on elada.
tere, kallid arukülalised. Trumpiasjad on nii rõõmsad, et Aruküla meid oma sünnipäevale kutsus. Sest tegelikult see meie 10. verstapost läks mööda nii, et me ei saanud arugi, kui ta oli läinud ja siis meil tuli alles meelde, et vist oli. Ja sellepärast on tõesti tore, et me täna koos kõikide ülejäänud jubilaridega saame siin seda toredat tähtpäeva niimoodi tähistada. No jah, tutvustamist me tõenäoliselt sellele publikule ei vaja, nimed ikka kõik endised. 10 aasta jooksul me oleme aru saanud sellest, et lastele laulmist õpetada on kordades lihtsam kui ise laulda. Ja selleks, et sellest aru saada, ei olnud vaja 10 aastat, me saime aru juba esimestest proovidest tegelikult. Aga kuna me juba selle rongi peale olime astunud, siis jonni pärast maha ka ei tulnud, sõitsime edasi, sest ega sellist head seltskonda ei tohi raisku lasta. Ja hea seltskond meil on. Kuna meil amet on kõigil ühine, siis on meil väga palju ühiseid rõõme ja ühiseid muresid. Ja nii tore on ju kokku saades neid omavahel jagada. Nii et ma ütlen ausalt, nii mõnigi selline niinimetatud lauluproov on meil lõppenud nii, et ega me laulda ei olegi saanud. Me oleme rohkem niimoodi intensiivselt tegelenud sellise retsitatiivse osaga, nagu mõned professorid ütlevad. Aga jah, head sõbrad oleme me küll kolmekesi ja sellepärast me alustame täna ka sellise lauluga nagu Väike laul sõbrale. Selle laulu muusikaautor on meie oma Juhan. Selle laulu tekstiautor on Leelo Tungal. Ja ma arvan, et täna laulame me seda ka kõikidele oma kallitele sõpradele siin saalis. Las jääda tänule
järgmine laul on meie kõige värskemalt õpitud laul, Nii hea on elada. Ja no kus siis ikka veel on nii hea elada, kui mitte Arukülas. Ilmaruumi piirides, vaba õhu piirides, pilli hakkab tänas sadama. Vaitades ja hoolides, parem olla proovides, kuri mõte läheb magama. Päeva pooled valgudes, naia kesse kandudes, väike heidab muige eledam. Parkidesse astudes, hommik tuleb vastu teed, alustades juttu perega. Koduaia julguses, raamatuisse sulgudes, mängin mõttemänge tuulega. Kallis suve lembuses, linnulaulu lembuses, tantsin kodumaisel luulega. Nii hea on elada, ära tihti arvudes, reisin ringi valguses, kutsun teidki kaasa endaga. Ja me lõpetame oma esinemise lauluga Suhtlused soolaste huultega, mis on meie repertuaaris olnud juba algusest peale. Ja täna on eriti tore seda laulu laulda sellepärast, et laulu autor on Gustav Kikerpuu, kes on olnud tihedalt Arukülaga seotud. Elanud suviti olnud Arukülas lapsepõlves väga pikalt, tema vanavanemate koduisi. Tortõuse pinges koos soojade tundega, tunded on kuumad kui liiv.
tänan teile. Et loodetavasti ei jää see juubel ainult 10. vaid tuleb ka veel 20. ja siis 30. ja 40. ja nii edasi. See väike maa Tallinnast Arukülla ei ole üldse pikk, et proovi tulla ju minu meelest. Olete te nõus? Absoluutselt. Igal juhul lähme edasi. Rahvusmeeskoori bariton Alo Rammo elab siit samas koolimäe vastas. Pärast esinemist muide tormab ta kohe Tartusse, kus täna õhtul on rahvusmeeskoori kontsert. Ennast valmis klaveri taha on sättinud ka Juhan Trump ja Juhan Trumpi kohta ütles Wikipedia muides nii, et ta on Eesti helilooja, muusika ja näitekirjanik. Aastast 1992 elab ta Arukülas ning aastal 2017 sai temast Raasiku valla aukodanik. Ehk siis sa võid ju Tallinnasse kolida, aga Aruküla jääb sinu külge ikkagi, nii et küll sa siit tagasi ka tuled. Olav Ehala ja Juhan Viidingu lugu Vanamehe laul. Seda õnne kõike jäi, mis on vanal mehel siis. Enne surma mõisa põnnistust tahtub veider eluviis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli ja tean mu elutööd, nüüd jätkab poeg mu järel tulija. Sina jõuad kaugemale, kuni kord, kas sina oled muld. Üks on tõde ning mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elu tuld. Olen vanamees ning sellepärast lihtne on mu jutt. Peagi lõpetamas olen oma elurännakut. Ära pahanda, et laul on liiga lihtne õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Sina jõuad kaugemale, kuni kord, kas sina oled muld. Üks on tõde ning mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elu tuld. Meie heitus, meie jaatus liugleb tuules nagu leht. See, mis saadab, ongi saatus, ikka õiglane ja eht. Oma hinge ei või müüa, kuni ilmas sudutab. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Sina jõuad kaugemale, kuni kord, kas sina oled muld. Üks on tõde ning mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elu tuld. Sina jõuad kaugemale, kuni kord, kas sina oled muld. Üks on tõde ning mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi
Anna-Liisa Miilits koos abikaasa Mirkoga moodustavad nad tantsumuusikat pakkuva duo Kaks takti. Tema ema on muide muusikaõpetaja Külli Oviir. Mailis Jurtom on huvialakeskuse Pääsulinn klaveriõpetaja. Ta elab Arukülas ja klaveritunde annab ka Raasikul, seal filiaalis. Nemad, ja Juhan tuli klaveridaga ja jääb siia veel päris mitmeks looks. Vähemalt nii on mul siin järjest kirjas, et ma siis eraldi hakka ütlema, klaveril Juhan Trump. Esitusele tuleb Triin Arapuu ja Ernst Enno Kodu imelise öö. Enne kui me alustame, siis ma räägin ühe sellise pisikese loo, et tegelikult mina ja Mailis oleme lapsepõlvesõbrannad ja täiesti üldse mitte Arukülast pärit, et me elasime kunagi Märjamaa vallas sellises pisikeses külas nagu Valgu külas ja elasime vastasmajades ja minu ema oli siis meie mõlema muusikaõpetaja. Ja täiesti juhuslikult sattusime siia Arukülasse elama, nii et nüüd jälle laulame siin koos nagu lapsepõlveski, et hästi tore. Legendaarne Aruküla laulik, kes alustas aastatel juba 1970 bändis Olmerid. Tänase kontserdi kõige väärikam solist on ta muide. Ma numbrit ikkagi ei ütle.
aga muuhulgas on Harrit tunnustatud ka Raasiku valla aukodaniku tiitliga ja seda aastal 2016. Harri Aljasmäe esitab teile Aarne Oidu ja Heldur Karmo Unustuse jõe. Tuli. Anname siis spikri ette maainimesed. Võime neilest ära minna mõni asi. Olemas. Ma räägin ka väikse loo. Mul oli suureks üllatuseks, kui Juhan mul umbes pool aastat tagasi helistas, et niisugune üritus on tulemas. Et kas ma olen nõus? Ma esimese hooga ütlesin muidugi, et kindlasti olen 100%. Aga pärast ma mõtlesin, et kuhu ma ennast nüüd topin, et ma ei ole ammu aastaid oli laulnud, eks siit võib kõike välja tulla. Ja ärge siis pange pahaks, kui mul mõni kokeke tuleb seal. Aga ma püüan anda ennast parimat. Tahaks kuuldama, sest päevakesega sa tõid. Võis seda õnne, mis lootsid, näed, kune peeglist nüüd vaid. Kord sinu suust tahaks kuuldama, kas alles on mu peegrist veel joon. Me armastuse loon, ka unustuse jõel on kallas kahel loon. Ka unustuse jõel võib seisata loon, ka unustuse jõel aeg katsilla loob ja sinu juurde jälle toob. Sinu suust tahaks kuuldama, kas möödus inimene seob. Võidelus püüdatud nüüdki, ikka veel valg sinu peol. Kord sinu suust tahaks kuuldama, kas päevadeks ööd kevad kaob või on lõpp me armastuse loom. Ka unustuse jõel on kallas kahel loom, ka unustuse jõel võib seisata loom, ka unustuse jõel aeg katsilla loob ja sinu juurde jälle toob. Ka unustuse jõel on kallas kahel loom, ka unustuse jõel võib seisata loom, ka unustuse jõel aeg katsilla loob ja sinu juurde jälle toob. Ja sinu juurde jälle toob. Ei ole kõik kuulema.
Nelson on elanud kogu elu Arukülas. 2022 aastal oli ta Harjumaa evade-isade lauluvõistluse võitja. Paneli esitab Rein Rannapi ja Kalle Elleri Vana Vakseri. Lavaril Juhan Trump. Ennem kui me lauluga pihta hakkame, ma ennem ei mõelnud selle peale, aga Juhan, see loo sõnum on päris sümboolne. Et ma ei tea, kui sa kohvrid võtad, kas sind viib pealinna poole auto või rong, aga rong vähemalt sõidab mõlemas suunas. Laulavat kui toor minnes siit. basskitarrist ja muusik, aasta džässmuusik 2023. Ta on Eesti üks hinnatumaid noorema generatsiooni bassiste ning džäss-funkorkestri Trump Conception eestvedaja. Abielumees muide aastast 2026. Arukülast on ta pärit, praegu küll elab Tallinnas ja isa on tal kuulus helilooja Juhan Trump. Jannoga koos tuleb lavale Liis-Mari Vent, kes on tegevmuusik mitmetes erinevates koosseisudes, näiteks ansambel Revas ning ta on lavapartner Tanja Mihhailova Saarele. Muuhulgas on reklaamiminutid, Liis-Mari on ka Raasikul õpetaja, muusikaõpetaja ja tema juhendamisel on seal terve hunnik
noorte bände, ma ei jõua neid üle lugeda, 9 vähemalt. Igal juhul 1. juuni, lastekaitsepäev, kell 16.00 olete kõik oodatud tema bändide kontsertile Rask Rahamäe hoovi. Aitäh! Stevie Wonderi Isn't She Lovely? Esineb Jubilar, Pääsulinna orkester 10. Orkestris mängivad nii Pääsulinna kooli õpilased kui vilistlased. Orkestri rooja ja dirigent on Juhan Trump. Esitusele tulevad 3 pala. Traditsionaal, Vellermann, Tommy Cashi ja Johannes Naukarineni Espresso Macchiato ning Albert Hammondi, John Bettise One Moment in Time.
laulukirjutaja ja produtsent, kelle kaunid eestikeelsed laulud on võitnud paljude eestlaste südamed. Kuulus laulja kolis Arukülla, täpsemalt küll Uhiuude individuaalmajja Igaveres, umbes aasta tagasi. Aren Vesiko tuleb teie ette ning esitab 2 enda laulu. Millised täpsemalt, ütleb ta juba ise. Esimene on see, et keegi unustas mulle mikrofoni. Nii, ma ei tea, kas te kuulete, aga nüüd kuuleme, isegi mina. Tere kõigile, mina olen Aren Vesiko, kes ei tea. Ja kui ma oleks teadnud, et mul naabrimees Harriga laulab, siis me pigem oleks laulnud koos midagi, et aega kokku hoida. Teine asi on see, et kuna Johan on sundinud mind esinema lausa 2 lauluga järjest ja hiljem sunnib ta veel minu laulu teid kuulama, siis ma mõtlesin, et see oleks nagu piin, et 3 ühesugust laulad. Üks hea laulja on veel hea laulu kirjutanud, tema viga on see, et ta pole Arukülast. Aga no vahet ei ole, eksimine on inimlik. Mõtlesin enne selle peale, kui kuulasin seda kontserti, et ma pikalt ei räägi, et see 735 aastat, see on umbes täpselt 20 inimpõlve. Kujutage ette, kui palju. Just nimelt. Ja mina olen sellest 1 aasta siin elanud, et mul ei ole õigust rohkem rääkida.
peal ei vähene. No järgnevaks ma loolan ikkagi enda laulu, et pärast võib-olla järgmine kord ei kutsu. Järgmine lugu vaikusest väga palju ei erine. Pealkiri on Ei ole öeldud lihtsalt tuulde. Vahest keset ööl ma mõtlen, kallis kas pea, et kõik need öeldud mõtted ja kõik need kirjaread ei ole öeldud lihtsalt tuulde, et neid ei mäletakski aeg, vaid et nad hoopis kõlaks suur taevalaev. Ja vahest keset ööl ma mõtlen, et kuidas on see nii, et käia sinu kõrval tundub lihtne lõpuni, et olla sinu juures ei ole iial olnud vaev, vaid nagu mööda pindi taevalaev. Ja vahel keset ööd ma mõtlen, et annaks Jumal sulle und, et selles külmas karges paigas sinu leek mul näitaks tuld. Kui ma komistan ja kukun, siis sa annad mulle käe ja ma luban, et mitte ja ma siit ei lähe. Ja vahel keset ööd ma mõtlen, kallis, kas sa tead, et kõik need öeldud mõtted ja kõik need kirjaread ei ole öeldud lihtsalt tuulde, et neid ei mäletakski aeg, vaid et nad hoopis kõlaks suured taevalaev, vaid et nad hoopis kõlaks suured taevalaev. Suur tänu. Järgnevalt ootame lavale Aruküla põhikooli lauljaid, väikeseid, ning Aruküla Waldorfkooli lauljaid. Nad esitavad teile, see tuleb siis esiettekanne sellele loole, Juhan Trumbi viisile, Urve Tinnuri sõnadele Elulugu.
kooridele on laulu selgeks õpetanud Külli Oviir, Age Imala, Maia-Rette Tramperk ja Tiina Tinn. Dirigeerib Juhan Tund. enne jäi ütlemata, et muuhulgas panustasid oma naishäältega ka Aruküla noortekoori naislauljad. Aitäh teile! Aga kõige pisemad lauljad liiguvad lavalt ära ja nendega liituvad kooriga siis pisut staažikamad lauljad, Aruküla segakoor Spunk.
ning esitusele tuleb Juhan Trump, Kari Naania, Aruküla kodu. tänase piduliku pärastlõuna lõpetame Alen Vesiku lauluga See maa ja autor isiklikult liitub kooridega. Pole üldsegi suur ja see maa pole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäid tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hing.
ja selle siin ei näo tuul, kuid see maa mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrgel on puud ja see maa tema teed pole sirge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa mulle kasvanud hinge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa mulle kasvanud hinge. Ta tundes ja tervis ja soovis nagu ta kivisel pinna peilis mõjud. Ta päikese paistel on kasvanud, on sirme suur. Ei murrame veel, ei korre ega põud. See maa pole üldsegi suur ja see maa pole üldsegi kõrge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa mulle kasvanud hinge. Ta tundes ja tervis on soolse muidu. Ta kivisel pinna peilis mõjud. Ta päikese paistel on kasvanud, on sirme suur. Ei murrame veel, ei korre ega põud. See maa pole üldsegi suur ja see maa pole üldsegi kõrge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa mulle kasvanud hinge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. See maa on mulle sündinud hinge. Järgmine kord siis 750 aasta pärast, siis kui me kohtame, siis me kirjutame vahepeal veel ühe laulu, siis nüüd läheb kordusesse. See maa pole üldsegi suur ja see maa
maa, mulle kasvanud hinge. See maa, siin nii kõrged on puud ja see maa, tema teed pole sirge ja selle maa, siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja selle maa, siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. Katuntes ja tarvis on loomise lugu ja viimisel pinnal leidus mõju. Ta väikesel paistel on kasvanud, on sirgume sugu. Ei murrame veel, ei korrega puud. See maa pole üldsegi suur ja see maa pole üldsegi kõrge ja selle maa tihti ei muutu, kuid see maa mulle kasvanud hinge ja selle maa tihti ei muutu, kuid see maa mulle kasvanud hinge. Katuntes ja tormis on loomise lugu ja viimisel pinnal leidus mõjud. Ta väikesel paistel on kasvanud, on sirgume sugu. Ei murrame veel, ei korra ega puud. See maa pole üldsegi suur ja see maa pole üldsegi kõrge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja selle maa siin ei näo tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. See maa mulle sündinud hinge. Tule siia. Parem. Arukülas on kõik parem, mulle tundub. Kõlab päris hästi. Võt nii, kõigepealt imeline kontsert, Juhan. Ma arvan, et sa oled väärt veel ühte suurt aplausi ainuüksi selle kontserti. Kõik kõlaks hästi ja iga noot oleks omal kohal. Ilma igasuguste viperdusteta on seal taga meeletu suur töö. Ja seda tööd on teinud see orkester tänaseks 10 aastat. Nii et kõigepealt palju õnne Aruküla Pääsulinnu orkester teile.
Juhan. Siis oli siin 3 väga särtsakat, ainult 10-aastast Trump ja ässad. Palju õnne ka teile. Ja mul on hea meel öelda, et minu lastelaulu õpetaja ka laulab siin. Kallis Juhan, 92 oli see, kui su tee siia maandus. Sa oled kirjutanud ise laulusõnad, et kui see koht kasvab minu külge, oli vist niimoodi enam-vähem kõlas. Täpsustage, aidake mind välja. Umbes nii ta kõlas, siis on raske siit lahkuda, jätkasid need sõnad. Ma arvan, et sa ei lahku siit. Sa võid füüsiliselt korraks kõrvale minna, aga sinu öeldud sõnad, sinu mängitud tunded just pillikeeles, neid juhendades, jäävad siia keskkonda alles ja ma olen üsna kindel, et sa tuled ka ise mingi hetk tagasi. Ehk siis minul on alati väga hea meel sõita Aruküla poole sellepärast, et hommikul paistab päike vastu, ma sõidan alati päikese suunas ja koju sõites sõidan ka päikse suunas, nii et Aruküla on selle koha pealt väga-väga mõnus. Nii et kallis Juhan, veel kord kogu selle suure töö ja panuse eest sulle 1000 tänu ja miljon kallistust ning seekord küll ainult üks väike kimp, aga selle sees on palju tundeid sellelt kogukonnalt. Aitäh sulle!